Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 91. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka me salvestame Pärnu huubis. Tänane külaline on mul olnud raadioeetris korduvalt külaline. Oleme saanud isegi koos töötada ühe suve jooksul ja nüüd siis saame rääkida nii selle suve tegemistest ilmselt kui ka sellest, kuidas üldse elu veereb. Tere tulemast, Kari-Andri Kask. Aitäh! Tere kõigile! Alustame võib-olla sellest, et sellel laupäeval, kuna meie saade on kuuldaval ju reedel, eks ju, et siis sellel laupäeval algab juba see rannalka hooaeg täie hooga siin Tüünil pihta on ju, nagu ma õigesti aru sain. Kinnita või lükka ümber? Aga kõigepealt, kui tohib. No ja palun. Ma kuulsin, et 91. osa. Jah. Ma vaatasin, su silmad käisid 3 tiiru ümber pea. Jaa, käisid. Ja kuna me tunneme ikkagi suhteliselt pikka aasta, siis võib-olla sinata teda okei. No kena oleks, jah. Et kõigepealt tahan sind üldse tänada. See on tegelikult, nii palju, kui me ikkagi juba aastaid tunneme, siis minu meelest sa teed ülihead tööd. Ma ei tea, kas üldse töö on. Ei ole. Et sa suhted hästi, aga ma ütlen, ma tahan kõigepealt sind kiita, et ma olen näinud sind toimetamas siin ja seal ja nagu sa ütlesid, siis Tüünis on ka koostööd tehtud, et ja 91. osa sellel saatel, siis ma kõigepealt ausalt öeldes, kui oleks müts, võtaks maha, et teeks aplausi ja kõik meie kuulajad või teie kuulajad teevad ka aplausi sulle. Oi. Aitäh sulle. Aitäh sulle, see oli kuidagi väga-väga armas ootamatu sissejuhatus, aga ma tean, sa oledki inimene täis ootamatusi ja põnevaid üllatusi. Nii, et ma oleks võinud seda arvata, on ju, oleks võinud. No ma ei tea, ma olen küll spontaanne, aga ma ütlen seda, mis on nagu tõsi ja mida ma näen. Aga kui sa küsid, nüüd see nädalavahetus täna on siis ütleme reede ja laupäev-pühapäev me alustame ranna jalgpalli hooajaga, diktsioon on väga kehv. Ja teeme seda kohe tipptasemel. Alustame siis Läänemere ranna jalgpalliliigaga 5. hooajaga, kus siis on Saksamaa, Norra, Leedu ja Eesti parimad ranna jalgpalliklubid, nii et kes ranna jalgpalli pole kunagi näinud, siis saab tulla kohe tipptaset vaatama ja kes on näinud, siis minu meelest on sellise tasemega, mida laupäeval ja pühapäeval näha saab, seda on lihtsalt väga kihvt vaadata, isegi kui sa ei ole jalgpallifänn. No, kui sa oled mul raadios käinud ja siis sa oled võtnud kaasa selle karika, mis on päris suur ja siis sa oled norinud mind, see on teise koha karikas on ju. Mina muidugi päriselt ja ma arvan, et sul oli väga lõpus sellel hetkel, eks ju. Et kui nüüd on 5. ja selline ikkagi juubel, eks ju, et missugune karikas siis ees ootamas on? Mu suurus ei ole oluline. Ei, ikkagi on väga uhke, ütleme, ma ranna jalgpalli 23 aastat nüüd siin Eestimaal ja mujal teinud, ja ma olen lihtsalt vaadanud ka teisi alasi, kuidas teised teevad, et ranna jalgpallis on alati suured karikad olnud. Ma tean, jah. Ja Läänemere ranna jalgpalli liiga champion saab loomulikult ka väga uhke ja suure karika. See on muidugi kõik see väline pool, aga see aasta panustame rohkem veel sisulisse poolt ka, aga muidugi auhinnad on uhked. Mis see tähendab, et panustate sisulisse poolde, et kuidas see väljendub? No ütleme nii, et 23 aastat oled midagi teinud, siis sa oled kõike teinud. Ma võin öelda, et ma olen ranna jalgpallis kindlasti kõike teinud, mis on võimalik ja võimatu ja ikka tahad teha midagi uut ja tahad mingit teist taset pakkuda enda isikliku arengu jaoks ka ja see aasta meil ongi selline ülemineku aasta tegelikult. Tulin just nädal aega tagasi, oli Hispaanias, oli siis maailma rannajalgpalli kogunemine, koos ühe võistlusega, kus siis tutvustati rannajalgpalli seisu hetkel maailmas, mis siis on meile väga oluline, kuna sa võid siin Eestis teha igasuguseid asju, aga kui maailm ei aita sind kuidagi, mõtlen ka selles mõttes, et meie ammune unistus on näiteks olümpiaalaks saada ja nii edasi, et siis motivatsioon võib kaduda. Aga mida ma seal nägin ja kuulsin, siis hetkel on rannajalgpall sellises seisus, kus nüüd juba lähiajal tulevad mõned uudised maailmast ka. Ja
Eesti kui selle maailma üks osa, loomulikult me pakkusime ise mingeid ideid seal välja ja 2027 miks mina sellega edasi tegutsen, ma näen, et on nii-öelda Eesti rannajalgpalli uus tulemine. Ja see 2026 on selline vaheaasta, kus me siis teeme loomulikult hästi asju, aga me valmistame kõik ette selleks 27. aastaks. Kui palju sa mulle saad sellest juba rääkida? No võib-olla nii palju, et kes mäletab aastat 2015, siis sai seal Sunseti ööklubi ees üks võib-olla siiamaani suurim rannaspordisündmus tehtud Euroliiga etapp, mida siis meenutatakse siiamaani igal pool, aga 27 võib-olla ei ütlegi muud. Sa juba rääkisid praegu piisavalt, on muidugi suurt ees ootamas, aga ootame siis selle järgmise aasta ära, ka sellel aastal saab ikkagi nautida rannajalgpalli, nii et elame siis praegu selles aastas. Jaa, absoluutselt. Ma ei mõtlema, kas me oleme üldse sellel teemal rääkinud, kuidas sa ise jõudsid rannajalgpallini. Mul ei tule praegu meelde ausalt öeldes. Ei tea, võib-olla mitte, aga mina jõudsin jah, et see oli juba seal ma hakkan mõtlema, tegelikult ei ole nii vana. Aga see oli 2000 alguses, kus siin ühed ägedad tüübid tegid rannajalgpallivõistlusi väikeste väravatega, selline liiva peal Pärnus, Kiviõlis, igal pool mujal. Ja meil oli hea punt, me käisime nendel osalemas ja sai mõned ka võidetud mänguliselt ja mingi hetk nad siis kas väsisid või hakkasid muid asju tegema. Ja me siis 2002 aastal käisime Belgias oli sisehallis oli üks koondiste võistlus, kus mängisid siis igast maailma tipud ja ma mäletan, seal oli siis üks jalgpallilegend, võib-olla jalgpalli inimesed teavad, üks Eric Cantona, kes mängis Manchester Unitedis kunagi ja temast on tehtud üks legend, et kuna ta mängis Inglismaa ühes popimas klubis, siis inglastele selline lause, et 1966 oli Inglismaa jalgpalli jaoks ülihea aasta. Ja see on ainuke aasta, kus Inglismaa võitis siis jalgpallis maailmameistrivõistlused. Aga lõpp on siis selline, et sündis Eric Cantona. mitte, et nad ei võitsid MM-i. Et selline hästi tuntud inimene. Ja siis me saime sinna nii-öelda, ütlesime, et me oleme Eesti delegatsioon ja saime sinna nii-öelda sellesse punti sisse ja ütlesime, et me tegeleme ka selle alaga, kuigi veel ei tegelenud. Ja 2002 siis sai antud seal lubadus, et Eesti teeb igast võistlusi ja kunagi teeme koondised asjad. Ja üks asi viis teiseni ja 2003 me juba esimese liiga tegimegi. Nii et ja 2007 aastal siis sai ka see teine lubadus, et Eesti koondis moodustatud, nii et aastas 2007 on Eesti rannajalgpallikoondis siis iga-aastaselt tipptasemel mänginud. Ja aasta 2021 täitsa tipptasemel, et A-divisiooni tõusime 2021, nii et meie igapäevased vastased ongi sellised Portugal, Hispaania ja lõunamaa riigid ja me oleme, ütleme, kõige põhjapoolsem riik, kes üldse selle ala sellisel tasemel mängib. Mis on olnud Eesti selline edu või meil ei ole ju võimalik nii hästi seda harrast proovida, kui on ala Portugali randades, eks ju, et mis on siis meile edu toonud? No ma olen selle peale mõelnud, et üks kindlasti edu põhjus on see, et kui kunagi sai alustatud 2003 aastal juba, siis kõik need liigad, etapid, kõigepealt, kuidas see üldse algus sai, et hästi palju inimesele ka liitus olid muidugi megad auhinnad. Kui hakata mõtlema, et seal oli 10 või 12 liikmeline võistkond oli ja igaüks oli näiteks võidu eest endale maastiku jalgrattad. Sellised, tol hetkel oli see ikkagi nagu selline auhind, mis kõik jalgpallurid meile sinna mängima tõi. Tekkis mingi mass ja siis sellest massist tekkisid mingisugused tüübid, kellel hakkas just nagu see ala meeldima. Ja ma arvan, et see selline, kui hakata nüüd mõtlema selle peale 2007 me moodustasime koondise, et tekkis selline väga äge punt, kes muutusid täiesti fanaatiliseks selle alal. Ma arvan, et see fanatism ja see ka, et me oleme nagu järjepidevalt teinud, et kui me vaatame neid Lätis ja Leedus, kes on mõned vaheaastad siin ja seal, et sellist asja Eestis pole nagu juhtunud ja ma arvan, et see ongi üks edu, et meil on muidugi kihvtid nagu rannad, see areng on kogu aeg tulnud kaasa, eks ju, et seal tavalisest rannast me oleme nüüd suutnud siia Tüünini jõuda, eks ju, kus on sellised väljakud juba olemas.
koondise edu loomulikult, et saali jalgpall ja ranna jalgpall on suhteliselt sarnased alad 5-5 vastu, aga alati ja ühel aastal, kui koondised sai moodustatud, aga alati on olnud nii-öelda ranna jalgpalli koondis alati selline edukam vend ja saali jalgpall on olnud nii-öelda selline, kes kogu aeg neid kaotusi saab, eks, et me oleme niimoodi kõrvuti kasvanud. Nüüd tänaseks päevaks ma olen siis ka jalgpalliliidus nii mõlema ala eest vastutav ja täna siis saali jalgpall on jõudnud selle tasemele, mis meie olime kunagi seal võib-olla 2015, 16, 17, et nemad ka nüüd võidavad ja see ei ole minuga kuidagi seotud aga hea on seal hetkel olla, sest et mõlemad alad hetkel on saavutanud edu, aga ma arvan, et see fanatism, et meil on sellised fanaatilised mängijad, fanaatilised kohtunikud, meil on üks kohtunik, FIFA kohtunik, kes on ainsa Eesti kohtunikuna, Ago Värkman, on vilistavad maailmameistrivõistluste finaali Bahamas, ebareaalne. Et lihtsalt, kui on igal alal nii mängijate kui tiimis kohtunike poole pealt, siis fanatid, kes kui ise endal motivatsioon langeb, siis sa näed, kuidas neil silmad põlevad, et see annab jälle sellist nagu indu tegutseda. Et ma arvan, et see fanatism ja ilusad rannad ja jõulumees ise hall, eks ju nüüd, et et kõik on kuidagi step by step edasi läinud ka infra poole pealt. Ma arvan, et see kõik, et kui sa nagu kunagi sai välja öeldud, et Eestis võiks olla sisehall, siis kõik ütlesid, loomulikult võiks olla, eks, aga keegi sellesse ei uskunud. Ja kui sa nüüd vaatad, Jõulumäe ranna jalgpallihall on ta tehtud täpselt sellises mõõtmetes, et me võiksime siia Brasiilia koondise ka kutsuda. Meil on käinud siin Prantsusmaa, Šveits, maailma tipud juba mängimas, et kõik on tehtud nagu õigete mõõtmetega ja kõik välismaalased, kes siia tulevad, see lihtsalt, nad ei usu, nad on näinud pilte kuskil sotsiaalmeedias, aga kui nad tegelikult siia jõuavad, nad ei usu, et kuskil metsa sees Eestis on olemas selline hall, mida neil ei ole ega ei saagi kunagi olema. Kui sa oled selle ala sees nii pikalt olnud ja sa räägid, et et see viib edasi, ongi see fanatism ja kõik on ju, mis sul endal silma jätkuvalt säravana hoiab ja seda fanatismi nagu elus hoiab? Et kui inimene on mingi asja sees nii pikalt, aga ta ikkagi jätkuvalt räägib veel niimoodi, et tal nagu sees põleb on ju, et mis see võluvits sinu nagu ma ütlesingi, need teised inimesed, kes sellega veel tegelevad eelkõige, siis teine loomulikult see, et ma hetkel ka selle eest vastutan ka jalgpalliliidu tasemel ja loomulikult see, et kui sa näed nagu, et on võimalik mingil alal mitte ainult Eestis, vaid ka kuskil mujal nagu edu saavutada ja sa näed, et on võimalik oma ideedega peale lennata ja need ka teostada, ma arvan, et see. Ma ütlen, et ega kui ausalt öeldes, ega mulle ei paku tõesti pinget enam siin väga paljude väiksemate võistluste tegemine endale. Aga ongi hea vaadata, kuidas tulevad uued inimesed, kes hakkavad sellega tegelema ja nii palju aidata, kui omalt poolt on võimalik. Et nüüd jalgpalliliidus neid asju nähes, siis ka seal on võimalik nagu see ala nii-öelda pildis hoida. Sest et kui me võtame siin Skandinaavia või siin lähiriigid, siin Põhjamaa riigid, nemad vaatavad ka Eesti poole. Kui nad on, näevad, et meie teeme need võistlus, meil on mingid sisehallid asjad, nemad ootavad meilt initsiatiivi, mis on nagu samuti jällegi uskumatu, et neil endal on väga raske saada selle alaga jalgpalliliitudesse sisse, sest jalgpalliliidul ei ole kohustus selle alaga tegeleda, kuna ta on küll aastast 2005 on ta FIFA egiidi all, aga ühtegi toetust ei FIFA-lt ega UEFA-lt see ala ei saa, et tegelikult jalgpalliliidud ei pea sellega tegelema. Jalgpallikoondis saab olla ainult jalgpalliliitude all, seda ei saa teha keegi teine. Ehk siis, kui me aastal 2007 Eesti jalgpalliliidu kokku leppisime, et Eesti koondise teeme, siis see lubadus jalgpalliliidu poolt, et Eesti koondis toetatakse seni, kuni meil on ambitsiooni ja koondis toimib ja see lubadus on siiamaani pidanud, nii et ja meil on ja see aasta me lähme ka võistlustele ja selles mõttes, et ma arvan, et see ongi see, et sa näed, et motivatsiooni langust, seda on lihtne. Ei on öelda alati lihtne ja tegelikult seda lõpetada. Sisemalt ma oleksin väga rahul, sest nii palju on tehtud, et kui öeldagi, et nii palju muid asju on teha tegelikult, mida ma olen näinud ja mida ma olen teinud, et aga et ma arvan, et hetkel ei ole see hetkel, et see lõpetada. Mulle nagu näib, et sa oled väga palju andnud, aga sul on veel anda.
et ja, selles mõttes. Noh, nagu ma ütlesin, 27 aasta hetkel see on, noh, võib-olla pärnakad teavad ka, et võib-olla ei tea, aga minu arust see uudis on läbi käinud, et Pärnu linn on siis üks nendest spordilinnadest, Euroopa spordilinnadest 27 aastal, et kui sa juba spordilinn oled, siis tuleb mingit spordiasju siin teha ka ja mis saaks veel parem olla kui rannajalgpall. Tuleks see suvi ka järgi, oleks nii äge. Palju siis oled mänginud nagu väljakul päriselt nagu platsil mänginud? No ütleme niimoodi, ma ei ole tegelikult osalenud kuskil jalgpalliliigades niimoodi, et noh, enda meelest ma olen ülihea muidugi eluaeg olnud jalgpallis ka ja kunagi olid sellised Eesti võistkond nagu Lõvid, kus kõik need Poomid ja Reimid ja kõik mängisid, siis mina muidugi nii vana ei ole ka nemad. Aga siis alati, kui ma kuskil mänguväljakutel mängima läks, siis ma ütlesin, et ma olen see väikestest Lõvidest. Sellist asja ei olnud olemas, aga rannajalgpalliliigades ma olen osalenud jah, et ütleme need 2000 alguses need võistlused ja siis kui ma ise hakkasin liigat tegema, siis ikka sai mängitud ja et kui ma mingit võistlustel lähen, loomulikult tahad võita. Aga endal pole seda tuhhi või tunnet, et tahaks nagu platsil olla veel või? No täna enam ei ole, et noh, ütleme kui rannajalgpallist rääkida näiteks, siis see tase on tõesti kõrge ja ma saan ka aru, miks ei tule nagu peale neid uusi võistkondi lihtsalt, sest et need tasemevahed, kui meil on see liiga, mis hakkab siis laupäeval ja pühapäeval, kus on Eesti võistkonnad mängivad, siis nende Eesti võistkondade vastu mängima minna isegi Eesti tippjalgpalliklubidel liiva peal. Pigem ei ole nagu šanssi, et see lihtsalt tasemevahe on nii suur ja selleks me siis nagu sellel aastal sellist nii-öelda tahame jälle käima tõmmata nii-öelda esiliiga nime all, aga tegelikult nagu harrastusliiga, kus kõik saavad tulla osalema ja ennast proovile panna ja seal ei tohi nagu profid osaleda. Sest kui sa profidega mängid, siis selline 15-0 skoor võib-olla ei ole nagu selline, et sa tahaks tagasi tulla. Et see on nagu meie nagu hea ja mure ka, et tase ülevalpool on nii tugevaks, et sa ei saa nii liiga lihtsalt sinna liituda nendega koos, aga samas on ta jällegi hea, et ta on nii tugev, et me saame mängida jällegi Hispaaniaga võrdselt, et see selline nagu huvitav situatsioon ja just tulebki nüüd aidata kaasa selliseid nagu minusuguseid, kes tahaks nagu võib-olla mängida, kes oskavad mängida, aga neil ei ole võib-olla, nad ei ole veel hetkel nii head või ei ole ambitsiooni saada nii heaks, nii et selliseid võistlusi me sel aastal siis püüame veel mitmeid teha. No alustame siis sellest samast harrastajate liigast ja siis jõuame Läänemere liigani, et mis see siis tähendab, et mismoodi see harrastajate liiga üles ehitatud on, et kas keegi saab juba praegu märku anda või kuidas see tabel on või mismoodi see reaalselt välja näeb? Ja et võib minna julgelt rannajalgpall.ee kodulehele ja seal on kõik info olemas hästi lihtsaks tehtud, et seal on siis see info, mis toimub, millal toimub ja läbi selle sama rannajalgpall.ee kodulehe saab siis panna oma võistkonna väga lihtsalt kirja. Ja nii lihtne see ongi ja seal on kuni 10 liikmelised võistkonnad, paned kokku, mänguaeg on veidi lihtsam kui on profidel ja ühepäevased sellised ägedad võistlused, kus on alarüpid, mängid läbi, poolfinaalid, kohamängud ja igal etapil selgub ka võitja, kes saab siis autaustatud, et selline lõbus päev, laupäev hommikust 10 kella 6 ja õhtul lähed siis analüüsid mänge kuskil. Hea küll, ma seda mõtet siin ei lõpeta. Võtan kohe uue teema või õigemini sama teema teises võtmesse. Kas päevad on juba paigas, kunas mängud toimuvad? Jaa, päevad on paigas. Nüüd kui ma nüüd peast see rannajalgpall.ee lehte meenutan peast, siis kuupäevad peaks olema sellised, et nüüd jah, 30-31 mai alustab siis Tüünis Läänemere rannajalgpalliga, siis 27 juuni on meistriliiga siis samuti siin Tüünis ja 4.5. juuli, ehk siis 4.5. juuli on siis teine etapp Läänemere liigas, aga 4. juuli samal ajal, samal päeval, laupäeval on siis esimene siis esiliiga etapp. Et julgustan siis vaatama minna ja 4. juuli siis saab siis esimesena ennast proovile panna, esimene kuupäev. Kuidas see siis on, kas nad on teisel väljakul või mis moodi? Jah, teisel väljakul, alustavad esimesel väljakul, kuna Läänemere liiga hakkab veidi hiljem, alustavad 2 väljakul ja siis lähevad teisele väljakule ja finaalid siis toimuvad jällegi seal esimesel väljakul, nii et 2 väljakut on meil Tüünis.
mul on selles mõttes hästi hea seda teemat rääkida, sest et noh, ma ei ole kunagi kusagil varjanud, et rannajalgpall on mu lemmikala, mida jälgida. Kui mu enda poeg ei mängiks seda 90 minutit ja siis ma seda ei vaataks, ma lihtsalt ei viitsi. Aga seal rannajalgpallis on kuidagi nii kiire tempokas, kogu aeg midagi juhtub, eks ju. Ja ta on nii selline mänguline ja hästi selline kaasahaarav on ju, et vupsti juba on see mäng tehtud. Et selles osas mul on nagu hästi hea rääkida kaasa sellel teemal, kuna mind tõesti see teema nagu paelub ja huvitab. Aga ma mõtlen, et inimesel, kes veel nagu ei ole jõudnud kordagi, on ju, et kuidas sa temale kirjeldataksid, mis siis rannajalgpall siis üldse on ju? No ta on tõesti, seda on väga lihtne vaadata võrreldes murujälgpalliga. Ta on, esiteks ta on väiksema väljaku peal, et ta on ainult 36 meetrit pikk, mis on siis üks põhimõtteliselt kolmandik jalgpalliväljakust. Ta on liiva peal ja 5-5 vastu. Ja mis annab see liiv just, mis teeb selle nagu efekts, ongi see liiv, et sa saad seal teha selliseid lööke, mida sa murupalli ei saa, kääröökidest kuni ükskõik mis löökidena ja mis teeb võib-olla inimesed, kelle jalgpall, kes mõtlebki, et jalgpall on selline söödavad ja jääbki 0-0, et siis rannajalgpallis ongi, et iga 20 sekundi tagant on pealelöök, mingi action kogu aeg toimub, midagi kogu aeg toimub ja lüüakse hästi palju väravaid ja lihtne on jälgida selles mõttes, et sa ei pea isegi reegleid teadma, et reegel ongi see, kes sisse lööb, eks ju, rohkem see võidab, aga lihtsalt see mäng on lihtsalt nii atraktiivne, et kogu aeg on peallöögi, kogu aeg on mingisugune vastasseis ja see teebki selle põnevaks, et ei ole sellist nagu seisakuid on nagu vähe ja ma arvan, et ta ongi selline lõbus vaatamine, pluss kui on ilus ilm ja selline hea muusika taustaks mängib, siis on lihtsalt väga hea selline vaba ja veetmisvorm just pealtvaatajana ka. Kuidas see pealtvaatamise osa siis seal niimoodi nagu üles ehitatud sõna otseses mõttes üles ehitatud on? Et kui 2 liigat mängivad koos? Just. No meil on selles mõttes on selline kogemus ju olemas, et meil on ka päevajuht etappidel ja eks ta siis teavitab mitte nagu raadio seda teavitust ei tee, vaid siis tähelepanu on peaväljakul, kus on siis meil 400 inimesele tribüün, pluss tüüni osa, kus mahub siis 1000+ inimest veel sööma jooma. Nii palju või? Jah, nii palju. Wow. Et meil on see ala tegelikult, kui see tüüni ala võtta, seal on 3 katuseterrassi pluss see alumine osa, et see on loodud kuskile 1300 inimesele ja on loodud niimoodi, et kui sa seal ka tantsima hakkad ja hüppama, et ta peab vastu. Ja ma arvan, et me näeme seda sellel aastal, seda maksimum täituvust, kuna meil on selle aasta jalgpalli mida me näitame suurelt ekraanit üle, et neid me oleme siin aastaid juba teinud, näidanud, et on näha, et see on asi, mis kõnetab ja siin on väga palju inimesi. Aga pealtvaataja saab muidugi ringi käia, aga et seda on hästi lihtne jälgida, et ühel või teisel väljakul, ja selles mõttes on ka huvitav, et saab, kui need 2 liigat koos toimuvad 4. juuli, siis näeb ka seda taseme vahet, et see on silmaga lihtsalt ka tajutav. Ise kui sa jalgpallifänn, sa lihtsalt näed, et ühed on sellised profid ja teises on head mängijad, kes tahavad oma lõpuks mängida, et seda on ka nagu põnev vaadata, et kui erinev saab olla rannajalgpall nagu tipptasemel ja siis tasemel, kus sa mängid jalgpalli liiva peal. Kes siis mängivad Läänemere liigas Eesti meeskondadest? Eesti meeskonnas see aasta osaleb siis SK Urenemat, kes on eelmise aasta Läänemere liiga võitja. Ma olin pettunud. kes koosneb väga paljuski Eesti koondise mängijatest, see on nende tugevus. Ja ka peatreener koondise oma on siis sellest klubist päriti, et ta on selline koondise baasil tehtud klubi. Siis on loomulikult Pärnu, kohalik võistkond Pärnu Tervis, tänu kellele kindlasti on publiku huvi ka suurem. Ja neil tekkis üle-eelmine aasta tekkis selline suurem motivatsioon jällegi osaleda ja seal on väga palju selliseid noori andekaid mängumehi, kes on ka, ütleme seal 3-4 mängijat on ennast koondisesse juba murdnud, eriti tooks võib-olla välja meeskonna värava ja Andreas Kallaste, kes hetkel nädal aega tagasi käis mängimas Saksamaa liigas. Läks ka väga edukalt, nii et on leidnud ka juba väljundit välisklubidest, et ma kindlasti soovitaks kohalikul inimesel tulla kaasa elama oma Pärnu tervisemeeskonnale, et ma arvan, et nende ambitsioon kindlasti on ka võita selle aasta, mitte osaleda. Ja 3. võistkond Eestist on siis Nõmme BC, kes on ka enda võistkonda kaasanud erinevaid mängijaid. Nii et Läänemere liiga puhul on selles mõttes äge, et see aasta meil 6 võistkonda, aga nad on kõik
põhimõtteliselt öelnud, et nad tulevad seda liigat võitma, nii et seal ei ole ühtegi sellist mängu, kus sa tead ette, kes võidab. Kui me võtame Leedu võistkonna Žalgiris, kes koosneb ka peamisest Leedu koondistlasest, kes just nädal aega tagasi Hispaanias mängisid seal väga häid mänge Šveitsi, Portugali ja ma ei tea, ma ei mäleta, kas Hispaania enda vastu, siis Norra meeskond koosneb põhimõtteliselt koondislastest ja Rostock ja Robben, Saksamaa meister, kes on 2 eelmisel aastal jäänud hõbedale, siis nendel on eriti selline tunne, et kui nad see aasta ka ei võida, siis ma ei võita ette. Ehk siis kõik tahavad võita, et see on nagu põnev. Kes see siiamaani võitnud on siis lisaks Enemetile? Ta ongi 5. aasta, 2 aastat 5 on võitnud Kopenhagen, Taani meister, siis esimene aasta võitis Läti klubi, kes oli kaasanud endale mitmed Brasiilia koondislasi. Ja nüüd 4. aasta võitiski siis Eesti klubi, nii et see aasta ongi 5, et jah, et 2 korda taanlased, 1 kord lätlased, eestlased ja nüüd siis ei teagi, sakslased, leedukad või eestlased või norjakad, eks. Aga sakslased, nagu ma ütlesin ka, et nad on nagu megalt heal tasemel ja nad on mänginud viimased 2 aastat finaalis ja mõlemad finaalid on niimoodi kaotanud, et on olnud võidus ja siis mingid kummalised asju on hakanud juhtuma ja lihtsalt pisarad lõpus. Minu mäletamist mööda oli Pärnu juba eelmine aasta üpris lähedal finaalimängule või ma mäletan valesti? Nad juba eelmine aasta mängisid ju väga hästi või ma ajan praegu liigat sassi oma vahel? Nad said Eesti meistriga hõbemedalid. Nad olid seal lähedal, ma nüüd meenutan seal Läänemere liigat, nad kindlasti, jah, nad 4 hulka pääsesid, poolfinaalis nad mängisid, aga finaalis mängis SK Auri ja siis sakslased, nii et aga nad olid lähedal jah, aga neil oli jah, eelmine aasta ja tõenäoliselt, oli küll jah, nende väravad sai vigastada seal poolfinaalis ja nad ei saanud mängida oma esiväravat, et neil olid seal mõned, jah, mingid sellised teemad olid küll, et nad olid lähedal, aga samas ikkagi jäi välja sellest finaalist. Palju on ümmargune. Minu arust on selles mõttes rannajalgpalli puhul äärmiselt keeruline prognoosida seda, kuhu see pall tulenevalt liivast põrkab. Kuigi vahetevahel mulle tundub, et see on nagu täpselt välja kaalutletud, et mulle nagu ei mahu pähe see. Ja ma usun, et nende mängijatel, kes seal mängivad, seal midagi väga juhuslikku enam ei ole, et loomulikult, kui sa mingid pommlöögi paned, sa ei tea, kus see pall läheb, aga ütleme, kui me võtame, et kõik need söödud liiva peal ja kuidas näiteks lüüakse karistuslööke, et lüüakski meelega täpselt eelseisval mätta pihta, et see lendaks just üle värava, et sellised trikid on juba mängijatel sellel tasemel juba teada, et see pealtvaatajatel võib tunduda jah, et kõik on nii juhuslik, aga tegelikult midagi juhuslikku ei ole, et ma ütleks võib-olla isegi nii palju, et väga paljud Eesti tipp jalgpallurid nimesid nimetamata on tulnud liiva peale, näiteks Auguriga koos trenni teinud või mis iganes. Aga kuna see on nii teine ala, siis sul võib ükskõik, mis on selja peal, ükskõik, mis nimi olla, aga sa lihtsalt ei suuda seda mängida. Esiteks on see füüsiliselt väga-väga nõudlik mäng, et kui sa jooksed muru peal neid otsasi siis, või jooksed liiva peal, siis see on hoopis teine maailm. Sa lihtsalt tunned, et sa nagu ei liigugi seal liiva peal ja see võtab nii läbi, et kes tahab ennast proovil panna, siis jookske ilma pallita lihtsalt selle sama tüüni liiva peal sealt 2 otsa ja tahaks seda kohe vahetusse minna. Ja kui te mõtlete, et sa peaks veel pall olema ja sa pead selle veel palli endale õhku käärelöögi peale panema, siis see kõik on, see võtab, ütleme nüüd 2-3 aastat väga andekal mängijal, kes tuleb peab pallist, võtab see aega, et saada selle tasemele. Ja aga see tähendab seda, et ta peab ka ise vaeva nägema üksinda. Et see lihtsalt hoopis teine ala. Aga nagu kellelgi hakkas see mõte tööle, siis nagu Kari enne rääkis, on olemas esiliiga on ju, nii et siis saate katsetada, mis tunnes oleks joosta ja palliga koos joosta ja anda ka mõtestatud sööte nii-öelda. Et ei pea laskma ennast sellest esiliiga nimetusest, jah, et see nagu, et esiliiga, et see on mingi profid, et see on pigem ongi, esiliiga on ta nimi, aga ta on ikkagi mõeldud just harrastajatele sõpruskonnad, võib-olla jalgpalliklubid, kes madalamas liigades mängivad või et pange jah võistkond julgelt kokku ja see saab olema, ta on fun, samas füüsiliselt on äge ja siis kui võidate ka veel, siis on see väga äge tunne. Rannajalgpallis on kolmandikud, mitte poolajad, ehk siis 3/3, 8 minutit ja see formaat esiliigal on ka hästi selline atraktiivne, et alarüpi mängud, poolfinaalid, nii et tasub ennast panna kirja rannajalgpall.ee.
Aga sa juba siin põgusalt puudutasid, et te näidate ka tänavu jalgpalli suurt pidu MM-i ja ma tean, et sul on üks pluusi on käes. Mis taustul selle pluusiga praegu on? Tead, täna hommikul ma vaatasin, et mul seisab puu peal Prantsusmaa koondise särk. Mismoodi sul saab seista kodus puu peal Prantsusmaa koondise särk? Noh, seal kõrval oli ka Soome koondise särk, Šveitsi ehk siis seal väga palju koondise särk on mul tekkinud ja selline tuttuus, originaal ja kuna Tüünis me näitame see aasta tõesti jalgpalli MM-i üle, mis on siis kõige vaadatum telesaade maailmas ja iga 4 aasta tagant. Ta praegu harib mind, armsad kuulajad, mitte teid, teie teate seda. ja võib-olla, kes ei tea, siis Messi, selline mängija, võitis 4 aastat tagasi Argentiina. Sellel aastal on siis meeskondasi natukene rohkem seal, eks siis 11 juuni kuni 19 juuli me näitame Tüünis jalgpalli MM-i mänge üle. Aga ma võtsin selle Prantsusmaa koondise selle särgi kaasa, et kui keegi tahab seda endale saada, siis ma mõtlesin, et miks mitte anda originaalsärk kellegile kuulajatest, et midagi sellist võiks olla, et kui seda episoodi jagate näiteks oma lehel, ütlete, et Tüüni jalgpalli MM, siis nende vahel loosime selle välja. Kes see loosib? Sina või mina? Kes see loosib? Mina loosin välja. Mina? Muidugi. No hästi. Ja kunas me loosime siis? No anname näiteks nädal aega, sest 11 juuni algab juba pihta jalgpalli MM. Et näiteks nädal aega sellest episoodi algusest peale kõikide jagajate vahel, kes seda episoodi jagavad ja panevad tule Tüüni jalgpalli MM-i vaatama, siis kõigi nende vahel läheb see loosi. Et see on tõesti äge, tegelikult ma tahaks endale jätta. Aga ma ei jäta. Aga sul on seal puu peal ka Soome oma veel ja? Ja, aga Soome ei pääsenud. Aga mul Hispaania oma ka nii, et Prantsusmaa oma, et kes on Prantsusmaa fänn või siis ei ole fänn igastahes, saab selle särgiga tulla vaatama. No väga äge, selle kindlasti teeme ära, aga nüüd jätkame veel ka korraks Tüüni teiste teemadel. Et kas ma saan õigesti aru, et juba põhimõtteliselt täna, kui meil see saade kuuldaval on 29. avaneb ka siis Tüün selle suve hooaeg nii-öelda? Ja, et kuna väga palju on muutusi Tüünis, nii ehituslikke kui ka sisu poolest, siis me 29. mai avame ja hakkame oma menüüd vaikselt tutvustama. Kõik kohad veel lahti ei ole, meil on 4 kohta seal, siis mõned kohad nendest avame 29, siis iga päev natuke rohkem ja kui jalgpalli MM hakkab 11 juunis, me oleme juba valmis pakkuma uut menüüd, meil on äge peakokk, meil on ägedad suvised joogid ja söögid, nii et tasub endale võtta see Tüün see aasta, jah. Mitte ainult jalgpalli MM ajal, vaid tõesti meil tuleb nüüd välja ka kogu suve, ütleme 1 kuu küll korraga, mida kõike Tüünis saab selle aastal näha, siis tasub jälgida. Eelmine aasta me lõpetasime öövalgel festivaliga, see aasta küll öövalgel festivali ei tule, aga tuleb väga palju muid igasugused ägedaid asju. Aga jah, 29. mai me avame. Mis seal tuleb? Ma tahaksin ikkagi natukene tiiserit ka saada. Kõige suurematest asjadest, nagu mainitud, on see jalgpalli MM. Ma tean, et sinu jaoks ongi kõige suurem. Aga see on selline kihvt asi, et seal saad kokku inimestega, keda sa pole 10 aastat näinud. Selline kogunemiskoht. Aga Grind muusikafestival on siis sellel aastal esmakordselt Tüünis. Eelmine aasta nad siis on olnud mujal. Ja testime selle ära, kuidas liiva peal siis festivali tegemine käib. Meil on küll kogemus kunagi Weekendi ajast. Üks väike osa oli seal, kui Tüüni veel ei olnud. Aga siis meie saame endale kogemuse, et esmakordselt on siis Tüüni ala nii-öelda piletiga. Seda pole kunagi juhtunud. Tüünis on olnud kõik asjad nii-öelda tasuta vaatamiseks, aga kuna meie ei ole, konkreetselt Tüün ei ole selle grindi korraldaja, siis Tüün on selle grindi siis nii-öelda see ala, siis vaatame, kuidas see läheb, aga noh, eelmine aasta ma esmakordselt sain grindi külastada, et see festival ise on tõesti väga-väga ägedalt ja profilt tehtud, et häbenema ei pea. Et ma arvan, et Tüün on õige koht selle jaoks sel aastal. Ma arvan, et üllatusi on see aasta palju seal. Kui palju sa ise jõuad Tüüni nagu sellest pakutavast nagu nautida ja osa saada, mitte ainult niimoodi, et sa pead tööl olema, sest et noh, kui sa lähed sinna, siis jah, see keskkond on üliäge on ju, aga see on ikkagi su töö on ju, et kui palju sul on võimalik leida sealt seda tasakaalu ja ka seda nautimise või rõõmuprotsessi nii-öelda? Ma olen selle peal mõelnud, minu jaoks esiteks see Tüüni teema ei ole üldse töö, mitte kuidagi, mitte ühelgi viisil ja
no ma üldiselt ei teegi seal tööd ehk siis, mis see nüüd tüüni puutub, siis tüünil on tegelikult siin 40-50 töötajat. Nende töötajate jaoks on omad juhatajad olemas ja meil on seal 5 omanikku tüünis. Omanikud pigem jälgivad, et see tüün läheks nagu õiges suunas, aga töötajad igapäevaselt on ikkagi meil töötajad, kes seal igapäevaselt töötavad niimoodi juhatajate alluvuses, et me ise teeme siis selliseid mingi otsuseid või no ütleme jalgpalli osa ma teen ise ja jalgpalli MM on mu südameasi, et aga sa ei tee tööd. Ma tahaks seda ka ise nii-öelda teha, aga loomulikult no see ei ole töö, jah. See ei ole selles mõttes töö, et sa ei lähe nagu tööle hommikul, et ma olen nüüd tööle või ma ei taha minna näiteks tööle või ma arvan, et meie kellegi jaoks seal 5 ei ole see nagu töö. See pigem tahaks näha, et kuhu see tüüni on üldse võimalik nagu viia nii sisu poolest kui ka välimuselt. Välimuselt plaan on väga palju juba, et kes ütleme eelmine aasta tüüni külastas, siis sellel aastal on kindlasti palju muutusid juba välimuse poole pealt, et seal on katusosa tekkinud, et inimene ei pea jooksma iga ilma kohe minema sealt. See on kindlasti üks olulisemaid asju, siis teine on menüü on läinud paremaks. Meie peakook Sten on arenenud sügisel talvel menüüd on läinud ägedamaks ja meil on alajuhataja on Ketter, kes on tõene proff, et tema hoiab sellel nagu kogu sellel asjal, mis seal igapäevaselt toimub silma peale, et meil on igal alal on täpselt see õige inimene, et ütle spordi peal võib-olla mina jagan seda asja, kuna mul on aastaid kogemust, aga seal on igal alal on täpselt see õige inimene. Ja mis ongi hea, et meil ei ole alati, me ei nooguta kõigi asjade peale, vaid me ikkagi vaidleme ja mis viib edasi. Aga lihtsalt see kõlab nii nagu vahvasti, et ma ei tee tööd ja siis ma korraldan seda spordi poolt, ma korraldan seda nagu jalgpalliliigasid, ma hoolitsen selle eest, et MM oleks korralikult üle kantud, ma ei tee tööd. Hallo. No, kui ma seda kuulan, mis niimoodi peegeldad mulle vastu, siis see tundub küll nagu juba palju asju teeks, aga ise seal sees olles, siis sa lähed sinna tüüni ja sa kogu aeg imestad, et selline asi üldse olema. Et ta ei ole nagu töö ja siis sa kogu aeg, see on nagu maale läheks, et tegelikult on kogu aeg midagi teha, et kui sa hakkad nagu, sina näed neid asju, teised ei näe võib-olla, lähed mingit asja, siis hakkad sellele kõpitsema, aga lihtsalt ei pea lihtsalt palju kõpitsema, sest et igal töötajal on oma ülesanne ja sa ei lähe teise tööd seal tegema või segama või sa ei lähe ütlema kokteili tegijale, kuidas ta kokteili peaks tegema, siis sa ei tea neid asju, sa ei peagi kõiki teadma. Aga jah, ma ei oska öelda tõesti, ma olen nagu nii mõelda, et sa pead ikkagi tegelema selle, mis sulle meeldib, et ta ei ole ikkagi töö ja ma ei tea. See on võimalus ennast realiseerida ja mõtle sellest makstakse palka, see on ju imeline variant. Jah, kui sa nii ütled. Tead, siin saate alguses sa ütlesid, et näed, et diktsioon on paigast ära või kuidagi niimoodi, siis ma hakkasin mõtlema, et sa käid viimasel ajal nii palju reisimas, et mõni ime, et sul juba eestikeelsed sõnad meelest ära lähevad, et mis sul nüüd siis nagu toimub, et sa kogu aeg ringi reisid? Ma aasta aeg tagasi otsustasin, et püüaks nii teha, et iga kuu üks reis ja see ei pea üldse pikk on, see võib ka nädalavahetus ainult olla ja ma olen nüüd 8 kuud suutnud seda tempot hoida. Iga kuu üks reis? Üks reis, kas või nädalavahetus. Ja mis ma olen tähele pannud, et kõik reisid, mis ma olen teinud, on just Riia lennujaamast otsest Tallinnast, ma otse lenda väga ei leia. Pärnust on hea käia, kuna ma suviti elan siin. Siis, ja mis see annab ka selle, et sa nagu vaatad kaugelt seda asja, mida sa siin teed või mis teised siin teevad. Ja alati ma tulen, mul on vihik täis kirjutatud mingeid asju. Ja siin ma seda ei suudaks teha, et kui ma siin linnas või Tallinnas või kus ma olen, siis võtan selle vihiku lahti, siis 2 asjaga niimoodi on, vihikuga niimoodi ja sammudega niimoodi. Et kui ma siin tahan saada, ma olen pannud endale selle telefoni mingid kindlad sammud iga päev. Kui ma siin püüan Eestis neid täis saada, neid samme näiteks, siis juba keeruline. Õhtul vaatad, et ikka on puudu ja siis pead jälle minema välja. Aga näiteks nüüd nädal aega tagasi käin Hispaanias, ma saan kella 12 mul sammud täis juba. Me räägime hommikust või nagu lõunast. Hommikul lähed välja mingi 8, hakkad seal midagi kuskile minema, tegema mingeid asju. Ja 12 on sammud täis juba, siis mõtled, et kus võimalik on ja õhtuks on sul juba 2 ringi tehtud selles, eks. Ja samamoodi on nende ideede ja vihikutega ka, et sa oled kuskil kohas, võtad vihiku lahti, vaatad kaugusesse ja lihtsalt kuidagi need mõtted tulevad sinule niimoodi lihtsalt kirjutatud. Ja siin sa võid istuda ükskõik kus kohas kohvikusse, tuleb võib-olla 1 leht, eks. Minu jaoks vähemalt on see nagu tõsi, et käies natuke eemal, et siis sa näed seda nagu suuremat pilti nagu paremini, kus sa nagu tahaksid olla või mida sa tahaksid teha.
ja näed ka, kuidas teised on mingeid asju lahendanud. Et sa ei pea ise mõtlema ja see kuidagi nagu aitab ja kui keegi mõtleb, et see on jube kallis, siis tegelikult ei ole. Just ostsin endale juunikuuks piletid sinna Veneetsiasse ja 94 edasi-tagasi. See on tõesti mõistlik. Et ma arvan, et siin on iga hotellis on ööbimine kallim. Kui sul ei ole kindlat kuupäeva, et sa saad lihtsalt minna, siis tegelikult leiab nagu väga heade hindadega need reise ja ma arvan, et see on lõpuks kõigil võimalik, kes tööl käivad. Et see ei ole üldse kallis, et see on isegi võib-olla nädal aega on elada seal soodsam kui näiteks siin Pärnus. Võib väga vabalt niimoodi olla, sa sööd seal võib-olla vähem, sa jalutad rohkem, sul on nagu tervis parem, eks sul on ideid, et ma olen selle katsetanud, ma püüan seda hoida ja kes tahab liituda, siis võib kaasa tulla. See on niisugune avalik üleskutse. Ei, absoluutselt. Oota, kuidas sul need kuupäevad olidki juunis? Et 3.–7. oli, et kellel on 3.–7. juuni aega, siis ma väga suurt seltskond ei taha, üks inimene võiks olla. See võib mind kuskil meedias üles otsida ja küsida, et kas võib kaasa tulla ja vaatame. See on küll väga huvitav koht, kus kohas on saade lõpetada. Aga et mitte päris sellega lõpetada, siis see pluusi, mis sul käes on Prantsuse koondise oma. Kas see jääb praegu sinu kätte? Või see ei, ma jätan selle Prantsusmaa koondise jalgpallisärgi siia ja Regina, siis sina ole ja loosi see välja siis kõikide vahel, kes tänast episoodi jagavad ja kutsuvad Tüüni jalgpalli MM-i vaatama. Hästi, kokku lepitud, ma loodan, et mul kõik see instruktaaž meelde jäi ja teeme ära. Teeme ära. Aga aitäh sulle ja näeme juba homme Tüünil. Aitäh sulle.